Enne kui Jeesus astus oma 3 aastat kestvasse teenistusse, tõusis siin kõrbes jutustama üks metsiku välimuse ja väga otsese ütlemisega mees nimega Johannes. Tema toitumise menüü ei olnud üldse košer ja tema sõnum oli suunatud kõige vale ja silmakirjalikkuse vastu. Ta kutsus üles inimesi meeleparandusele kõigest sellest ja märgiks inimeste meeleparandusele ristis ta neid siin Jordani jões ja ta sai endale ühe lisanime Johannes Ristija. Johannes kuulutas ja ristis. Tal ei olnud imetegude teenistust. Ta kutsus inimesi meeleparandusele, patust pöördumisele, et valmistada oma sugupõlve ette kellegi teise tulemiseks. Ta ütles enda kohta, mina olen tee valmistaja teisele, kes on minust palju suurem. Neil päevil tuli ristija Johannes ja kuulutas Judea kõrves ning ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Tema on nimelt see, kellest prohvet Jesaja on rääkinud, üteldes, hüüdja hääl on kõrves, valmistage issanda teed, õgvendage tema teerajad. Aga Johannesel oli riie kaamelikarvust ja nahk või vööl ja tema toit oli rohutirtsud ja metsmesi. Siis läks välja tema juure Jerusalem ja kogu Judea ja kõik Jordani ümberkaardne maa. Ja ta ristis nad Jordani jões ning nad tunnistasid oma patud. Aga nähes palju varisere ja sadusere tulevat ristimisele, ütles ta neile, te rästikute sigitis, kes on teile märku andnud põgeneva tulevase viha eest? Seepärast kandke õiget meeleparanduse vilja ja ärge arvake võivat ütelda iseenestes, meil on Abraham isaks. Sest ma ütlen teile, et Jumal võib neist kividest äratada Abrahamile lapsi. Ent kirves on juba puude juure küljes. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Mina ristin teid küll veega meeleparanduseks, aga kes tuleb pärast mind on vägevam mind ja mina ei ole kõlbuline temale jalatseidki kandma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Johannese teenistusel oli tohutu menu. Tema juurde tulid ristimisele suured rahvahulgad. Kõik inimesed, isegi kuningas Herodes Antipas omas suurt respekti tema vastu. Ja salamasti juba usuti, et äkki tema ongi see tõotatud messias, keda sellel ajal väga oodati. Ristija aga ei võtnud endale mingeid tiitleid, vaid kutsus ennast lihtsalt ja alandlikult hüüdja hääl kõrbes. Kuid juba järgmisel päeval näeb Johannes oma üllatuseks, et ülevalt Jordani kaldast alla tuleb see, kellele ta oma teenistusega on teed valmistanud. Ta tunneb temas ära küll oma sugulase Naatsaretist, kuid vaim ilmutab talle, et ta on rohkem kui see. Ta on Jumala tall, kes maailma patud ära kannab. Me ei tea, kas Jeesus ja Johannes olid varem kunagi kohtunud. Olid ju Jeesuse vanemad igal aastal käinud pühadel Jeruusalemmas ja Sakarias, Johannes isa, oli Abia teenistuskorra preester. Kuid Johannes kasvas juba noorest poisist peale kõrbes, võimalik, et Esseenide juures. Nii et nende kahe varajasem kohtumine jääb siiski küsimärgiks. Kui tavaliselt on sugulaste vahel selline familiaarne suhe, siis Johannes ei patsutanud Jeesusele kui oma sugulasele õlale, vaid suhtus temasse kui Jumalast saadetud päästjasse. Nüüd tunnetab Johannes, et tema peab Jeesusele hakkama ruumi tegema ja ise vaikselt tagasi tõmbuma. Ta ütleb, tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Just siin, selles jões, astus Jeesus vette ja palus, et Johannes teda ristiks. Siis tuli Jeesus Galileast Jordani ääre Johannese juure, et see teda ristiks. Kuid Johannes peatas teda üteldes, minule on vaja, et sina mind ristiksid ja sina tuled minu juure. Jeesus vastas ning ütles temale, olgu nüüd nii, sest nõnda on meie kohus täita kõike õigust. Siis Johannes andis temale järele.
kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta sedamaid veest välja ja näe, taevad avanesid ja ta nägi Jumala vaimu laskuvat alla kui tuvi ja tulevat tema peale. Ja vaata, taevast kustis hääl, mis ütles, see sinane on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Johannes tunnistas, et Jeesus on temast suurem. Ta on Jumalast läkitatud, ta on Messias. Kuid tema üllatuseks palub Jeesus, et Johannes teda ristiks. Siit mõistame, miks ütles Jeesus enda kohta, ma ei ole tulnud käsku tühistama, vaid seda täitma. Ristimise üks tähendustest on, et sa täidad Jumala nõudmise. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks. Kui Jeesus seda juba tegi meile eeskuju näidates, vajamata ise tegelikult meeleparanduse ristimist, siis kui palju enam peame meie minema ristimise veest läbi. Miks tuleb aga Jeesus siia üldse, sellesse kõrbe, sellesse porisesse vette ennast ristima? Jõgi, mis on voolanud alla Galilei järvest kuni Surnu mereni, on ennast kõrbes mööda Sängi kaldaid kulutanud üsna poriseks. Oleks ju palju tsiviliseeritum olla ristitud, saada kusagil üleval Galileas, kus Jordani jõgi on üsnagi kirgas, roheline ja läbipaistev. Vastust peame otsima selle koha erilisest tähendusest. Just siit läbis umbes 14 sajandit tagasi Jordani jõe Iisraeli rahvas, sisenedes tõotatud maale. See oli võrdpilt rahva ristimisest, sest siit läbi minnes ei olnud nad enam Egiptusest põgenenud Jaakobi 12 poja järeltulijatest orjad, vaid rahvas, kes oli astunud oma tõotatud pärandisse. Sealpool jõge nad olid orjad, siinpool juba rahvas. Selle jõe läbimine oli murdepunkt ja algus Iisraeli rahvale. Nii astus ka Jeesus samas kohas ennast ristida lastes uude algusesse, sest siit algas tema maineteenistus, mille tulemuseks tõi taeva ja maa vahemees inimkonnale uue ja parema lepingu. Nähtav pühavaimu laskumine ja isa hääl taevast kinnitasid, et Jeesuse 30 Natsaretis vaikselt elatud aastad olid läbi ja algas tema avalik teenistus. Kuid ristimise järgi, selle kõrghetke järele, kus püha vaim kõikide nähes laskus ta peale ja isa hääl kostus taevas, selle kõrghetke järele tuli üks madal hetk. Ma olen pannud tähele seda, et tihti meie elus on samamoodi, et kui me oleme ühe kõrghetke läbi elanud, siis kuidagi pärast seda tulevad kiusatused ja katsumused või muud raskused meie ellu ja kuidagi kõik hakkab hoopis nagu teises suunas liikuma, kui me arvasime. Nii ka Jeesusel. Ta ei astunud otse siit ristimise veest kohe lavale massidele jutustama või suuri tervenduskoosolekuid pidama, vaid mõelge, isa saatis ta julma ilma vee ja toiduta kõrbesse paastuma ja olema kuradi kiusatud 40 päeva. Sõna ütleb, et kes keelab vett, et meid ei peaks ristitama. Ja ma tänan sind, halleluja, et see imeline Jordani jõgi, mis voolab elavast Galilea järvest, mida surnud merre, see on see, mis peseb inimeste patud ja viib nad minema surnu merre, kus pole mingit elu. See patt sureb seal, halleluja. Isa, me täname sind, et me võime Antsuga täna üheskoos astuda vette. See on tema pühendus, see on tema samm, tema otsus, et ta tahab saada siin kohas kaastetud vette, kus sind Jeesus ristiti. Ants, kes on sinu issand? Jeesus Kristus. Selle usutunnistuse peale, et Jeesus on sinu issand, ristin ma sind isa, poja ja püha vaimu nimesse, Jeesuse nimel. Halleluja! Jeesus elab! Ja vaimu sees! Victory!
piiblis on Jeesuse kõrbe kogemuse ja Iisraeli kõrbe kogemuse vahel selged paralleeljooned. Pärast Kõrkja-mere läbimist sattus Iisrael kõrbesse, samuti Jeesus peale oma ristimist Jordanis. Mõlemad samalaadseks ajaühikuks, Iisrael 40 aastaks ja Jeesus 40 päevaks. Kuigi see oli erinev kõrb, oli neis sama ökosüsteem. Nii Jeesus kui Iisraeli rahvas tundsid kõrbes nälga. Jeesus vaid leiva järele, Iisraeli rahvas liha järele. Mõlemale esitas Jumal kõrbe kogemusega sama küsimuse. Kas sa usaldad mind ka siis, kui sul ei ole varustust silmapiiril? Kõrbes ei ole seda. Oma toidupuuduses soovis Iisrael pigem pöörduda tagasi Egiptusesse, kui usaldada Jumalat. Kuid Jeesus usaldas oma isa, kes teda varustab ka siis, kui väliselt ei paista selleks võimalust olevat. Kõrb toob esile kõrgeima taseme usaldamise. Me vajame oma elus rohkem kui vaid häid eeskujusid. Me vajame kedagi, kes on läinud läbi samadest kiusatustest ja katsumustest kui meie. Meil on vaja vaadata Jeesusele, kes oli samalaadsetes kiusatustes, raskustes, kuid nagu Hebra kirjas ütleb, siiski ilma patuta. Judea kõrb, ta on elutu ja väga kuum ja juba siin olemine lihtsalt kurnab sind nõrkemiseni. Milline isa jätaks oma poja siia kõrbe üksindusse ja ilma varustuseta? Kui tänasel päeval minna näiteks poolepäevasele matkale kõrbesse, siis peab sul olema kaasas vähemalt 5 liitrit vett, korralikult riided, jalanõud, muidu võib su elu olla tõsiselt ohus. Kui taevane isa jättis oma poja siia 40 päevaks. Täna väidetakse seda, et see oleks kindlasse surmaminek. Jeesus vajas oma elus viimast ettevalmistust ja selleks oli kõrb parim koht. Ta pidi olema kiusatud nagu Aadamgi Eedeni aias ja võitma ära kiusaja, seisma vastu oma kiusatustele, milles esimene inimpaar kahjuks ebaõnnestus. Vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Seisame just selles samas kõrbes, Judea kõrbes, kus Jeesus veetis oma elu, oma teenistuse alguse 40 päeva, mis olid tema jaoks väga rasked ja kurnavad. Räägime siin tema väsinud ihu ja hinge võitlusest, kui kiusaja tuli tema juurde just siis, kui ta oli kõige nõrgem. Nii see on meie elus ka. Vaenlane tunneb, kiusaja tunneb seda meie juures väga hästi, kui me oleme nõrgad ja kui me oleme haavatavad. Ta ei tule sind kiusama siis, kui sa oled täis vaimu ja väge. Ta ei tulnud Jeesust kiusama enne, kui paastumine kõrbe kuumuses oli teinud Jeesusega oma laastava töö. Ja 40 päeva kurat kiusas teda ja ta ei söönud midagi neil päevil. Ja kui need möödusid, tuli temale nälg. Siis ütles kurat temale, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle sellele kivile, et ta leivaks muutuks. Jeesus vastas temale, kirjutatud on, et inimene ei ela ükspäinis leivast. Ma ütlen juba ette, et kõik Jeesuse 3 kiusatust vastasid Aadama kiusatustele, kui madu tuli teda Eedeni aias petma. Me võiksime ütelda nii, et see oli kiusatuse ja testimise täiuslik triaad. Kiusatus inimese ihule, hingele ja samamoodi vaimule. Esimesena lajatas saatan lauale oma trumpkaardi, lihakiusatuse. Kujutage ette Jeesust, kes oli 40 päevas söömata selles tapvas keskkonnas. Isegi kui sa siin jood 10 liitrit vett päevas, viib kuumus sinu ihust välja vedelikku, mineraalid ja palju muid ihule vajalikke aineid. See polnud mingi ketodieet, vaid inimese organismi viimasele piirile viimine. Saatan pakub talle midagi, mille järele iga tema ihurakk lausa meeleheitlikult karjub. See on toit.
see ei olnud gurmeetoidu elamuse ihaldamine, vaid fundamentaalne vajadus ellujäämiseks. Paljas leib ilma või, vorsti ja klaasi piimata. Kas Jeesusel oli võime muuta need kivid leibadeks? Ma arvan kindlasti, et oli, sellepärast, et mõni aeg hiljem ta ju toitis vaid mõne leivaga suured rahvamassid ära. Ja nagunii Jeesus ju pidi lõpetama paastumise mõne aja pärast. Miks mitte siis teha seda, mida saatan talle välja pakkus? Selle kiusatuse iva oli aga selles, et me ei peaks kunagi kuradil laskma endale dikteerida, millal me sööme ja millal me paastume. Pane tähele, et selline kiusatuse skeem toimib meie elus saatana ja meie liha koostöös. Meie liha on liidus vaenlasega. Liha ihaldab mugavust, palju head toitu ja lihtsalt tunda ennast mõnusalt. Kuid on aeg nautida head toitu ja on aeg paastuda, mitte alistudes saatanale oma liha ihalduste tõttu. Tänases maailmas oleme nii harjunud elama selle järele, mida meie lihamugavus meile dikteerib. Kui tahame süüa, siis teeme kohe endale hea ja maitsva toidu. Kui magada, siis vajame selleks häid tingimusi. Kui meelelahutust, siis oleme valmis selle eest maksma suuri summasid. Kuid kuidas on lugu sellega, kui püha vaim ütleb sulle, ära söö, ole magamata, ära naudi, pinguta, sest see on nüüd Jumala tahe sinule selles hetkes. Ja ta viis tema Jeruusalemma ja asetas ta pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast siit alla, sest on kirjutatud, ta annab oma inglitele käsu sinu pärast, et nad sind hoiaksid. Oled sa Jumala poeg ja võid näidata ju, mida sa võid. Mõtelge, pühakojas käis palju rahvast. Jeesus oleks võinud sealt alla hüpates, leviteerides, maandudes, pehmelt sinna templi esisele platsile, tõestada kõigile templist käijatelt, kes ta tegelikult on. Ja saatan ütles talle, tee seda Jeesus, siis kõik usuvad, kes sa tegelikult oled ju, eks ole. Näita seda, tõesta seda. Võib-olla see on minu enda parafraseering sellest kirjakohast, kuid selles on olemas see point, et tõesta ennast. Sõbrad, nii tihti saatan tahab, et me hakkaksime tõestama oma elus midagi. Aga teate, Jeesus ei teinud mitte midagi oma elus mitte kunagi, et tõestada, et ta on Jumala poeg. Ta tegi kõik selle jaoks või sellel eesmärgil motiveerituna sellest, et ta armastas inimesi ja tahtis neid aidata. Kui tihti on meie elus kiusatus midagi tõestada, näidata, et me oleme keegi, et saada kellegi tähelepanu ja imetlust. Millest see räägib? See räägib meie uhkuse patust. Me oleme kiusatud nagu Aadam Edenis, kes tahtis, et keelatud vilja süües läheks tema silmad lahti ja et ta oleks nagu Jumal, meie ego vulkaanipurse. Kui teeme oma vaimulikus elus midagi vaid enda tõestamise eesmärgil, siis põhimõtteliselt kiusame Jumalat. Jumalannid ei ole meile antud selleks, et ennast tõestada või isegi Jumalat tõestada. Küll Jumal saab enda tõestamisega ise hakkama. Siis kurat viis tema kõrgele ning näitas talle kõik maailma kuningriigid viivu ajaga. Ja kurat ütles temale, ma annan sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende auhiilguse, sest see on antud minule ja mina annan selles, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, on kõik sinu. Jeesus vastas ning ütles temale, kirjutatud on, sina pead issandat oma Jumalat kummardama ja ükspäinis teda teenima. Selles punktis teadis Jeesus kindlalt, mis on tema kutsumuse eesmärk ja kuidas ta selle peab saavutama. Ta teadis, et peab surema väga kannatusrohket
ja häbiväärselt alandavat surma Rooma ristil. Kuid siin on kiusaja, kes teeb talle palju lihtsama ettepaneku. Otsetee, mis viib ristist mööda. Kui sa mind kummardad, siis mina annan selle sulle vaid ühe kummardamise eest. Aadam oli Edeni aias andnud saatanale üle oma meelevalla positsiooni selle maailma üle ja seda ka põhimõtteliselt kummardamise kaudu, sest ta uskus saatanat Jumala asemel ja alistus temale. Alistumine, kuuletumine ja uskumine on olemuslikult kummardamine. Mõtleme korraks selle peale, millised pildid jooksid Jeesuse silmade eest läbi. Mul pole vaja kannatada kadedust, opositsiooni, mul pole vaja kõik need aastad võidelda inimestega ja variseridega, mul pole vaja minna piinadest läbi, ristisurmast. See oli kiusatus, millele võiks panna sellise nime: võta nüüd ja kohe. Kuid Jeesus tundis saatanat. Aadam ei tundnud. Ta teadis, et tema pakkumine on alati selline, millel on aga sees. Ta teadis, et pakkuja on valelik ja valede isa. Kõik, mida ta räägib, on parimal juhul pooltõde. Igal tema pakkumisel on sees konks, mille kaudu hiljem võtta kõik tagasi ja peale selle sind ennast. Pea meeles, et kui saatan sind peakski mingi sensitiivi või nõia kaudu aitama, siis sa võid küll saada selleks mingisugust ajutist abi, kuid hiljem maksad sa selle eest 100-kordselt. Saatana ego on 100 XL suurune. Ta otsib kummardamist, imetlemist, teenimist. See on tema leib. Kui paljud inimesed on täna läinud kiire ja lihtsa rikastumise ahvatluse ohvriks. Kasiino reklaamib ennast kui rikastumise võimalust, kuid tegelikkuses röövib ta inimesed puupaljaks ja seob nad sõltuvusse. Erinevad püramiidskeemid, rikastumise lubadusega investeeringud, kõik selle taoline on just sellesama kiusatuse olemus. See pakub kiiret rikkust, kuid selle asemel toob kiire vaesuse. Jeesuse vastus saatanale oli kui löök kõige õrnemasse kohta. Sina pead ükspäinis Jumalat teenima ja vaid teda kummardama. Seda oli saatan kunagi teinud, kuid oli hakanud ise ihaldama kummardamist ja selle tulemusel ka langenud, kaotades oma aulise positsiooni taevas. Siin tuletas Jeesus talle seda meelde. Ai, kui valus see oli. See jättis temast silma siniseks ikkagi kauaks ajaks. Lausa nii valus oli see löök, et ta läks ära Jeesuse juurest mõneks ajaks. Lõpetuseks siia võiks veel lisada piiblist ühe Jakobuse mõtte kiusatuse võitmisest. Õnnis see mees, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Nii oli ka Jeesuse kiusatuse võitmise lõppresultaat. Inglid tulid ja teenisid teda. Kõrves kaeti tema ette laud ja ta võis nautida seda võitu pärast kiusatuse ja nälja kannatusi. Ja Jeesus läks tagasi vaimuväes Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümber kaudsele maale ja ta õpetas nende koguduse kodades ja kõik andsid temale au. Siit algas Jeesuse teenistus vaimus ja väes. Aga mis siis on meie saladus, kristlase saladus? Ja see on kindlasti palve ja paastumine ja sõna tundmine, kuid saladus on ka selles, et me võidame kiusatused. Kui Jeesus võitis kiusatuse, siis ta näitas meile sellega seda, et pärast võitu ta sai alustada oma teenistust Jumala vaimus ja väes.
kindlasti oleme kõik kogenud oma elus kiusatuse ahvatluse alla jäämist, kaotamist. Kuid kui Jeesus võitis, siis võime ka meie võita kiusatused ja liikuda edasi oma elus vaimuväes kohtadesse, kus oleme võidukad ja teeme Jumala tahtmist. Ja lõpuks veel üks julgustav kirjakoht, kus Jeesus meid julgustab, et tema kiusatuste võitmine aitab meil maailmas olla võidukad. Sest ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahastus, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud.